Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Autotundi toetab Alexela. Alexela kodukaardiga kütus kuni -5 senti liitrilt. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Tere kuulajad, Autotund eetris. Tere tulemast taas ka Kuku Raadio kuulajatele. Peale väikest puhkust oleme ka sellel kanalil tagasi. Stuudios täna Martin Mets ja Tarmo Tähepõld Geenius autoportaalist. Täna külalist ei ole, sest et kasutame aega natuke nagu proovisõitudest rääkimiseks. Mis täna saates? Saates räägime maikuu automüügist. Ja siis on selline püsirubriik ehk BMW ja selle neerud. Tartlas saavad omale autovabaduse puieste. Või ütleme teistpidi, et tartlastele pannakse liikluseks oluline linnatuiksoon kinni. Et kuidas me seda sõnastame? Saame rääkida pärast sellest. Eestlased teevad autot jälle. Ja Saksamaal ja Prantsusmaal on ka elektriauto toetused, aga seal on hoopis teisest kategooriast need kui meil. Ja proovisõidus on meil eestlaste lemmikauto, uus Škoda Octavia. Ja siis sinu lemmikauto. Ja auto, mis on ka paljude eestlaste lemmikauto, aga nad lihtsalt ei jõua seda osta. See on 500 hobujõuline Alfa Romeo linnamaastu. Nii, meie iganädal on rubriik, mis ei silma, mis ei kõrva sellel nädalal. Minu on hästi selline üldine teema rehvid, aga sellel on konkreetne põhjus. Kuna ma eelmine nädal siin praalisin, ostsin omale auto ja loomulikult sellises hinnaklassis auto, mis ütleme, alla 1000 eurone, siis sinna alla, eriti kui sa ostad ärikate käest, olid lükatud ilmselt kõige juustumad mingid lamellid või tegelikult olid... Need on sisuliselt tasuta asjad, mis ära antakse ju. Ja, põhimõtteliselt olid välja kistud naeltega tegelikult 2007 aasta toode, ehk siis 13 aastat vana ref. See oli ilmselgelt mul esimene asi, mis ma kavatsesin välja vahetada, sest et esimese märja ilmaga oli näha, et kui sa kurvis gaasi andsid, siis see auto läks sinna, kuhu on auto nina, mitte rattad. Hakkasin otsima, konsulteerisin sõpradega ja selgus, et minu valikuks, ma ei arvanud, et see kunagi juhtub. Ma olin ikka alati, eks ma siingi ju räägin, et ikka kallis ref ja ostsin omale Hiina refid. Ostin Sailunnid, sest et mulle piisavalt mitu minu jaoks autoriteetset inimest ütlesid, et Hiina sellist kõrgema hinna otsa ja mingid refi täiesti kannatab osta. Eriti kui mul oli mõte, et äkki ma läheks selle autoga ka ringrajale. Ühtepidi oleks ringrajal muidugi hea, kui sul on sportlikud refid, aga kui ma alles lähen sellise, ütleme, harjutaja ja õppijana, et seal sõita mingi 80 eurone ref ribadeks on natuke kahju. Ma sain 15 ollised refid, ma sain suvekad 34 eurot tükk. Uued. Tutt uued, korralikust kohast. Anna meile teada, kuidas sul nendega läheb. Selles mõttes ma loodan, et ma ei satu nendega mitte kunagi piirolukorda, sest tegelikult hakkab refi... Vahet tulevad sisse seal, jah? Seal, jah. Et võibolla ma ilmselt, kui ma selle autoga kui talvel sõidan, siis ma ostan midagi kallimat alla, sest talvel pole, ühesõnaga. Aga teine, mis ma siia juurde, ühes foorumis refidega inimesed hakkasid ütlema, kui palju nad on näinud tänaval jätkuvalt naelrehvidega autosid. Ma just tahtsin seda teemat, mõtlesin, et ma nägin ka eile. Ja eile oli õudselt, ma ei tea, kas need inimestel autos oli piinlik, mõned inimesed ongi sellised, neil ei olegi kunagi piinlik. Oli üks Alfa Romeode suur kogunemine Noblessneris, sättisime ennast sinna parkimisplatsile ära, aga täpselt see koht, kus oli piisalt palju ruumi, et meie autot mahuks, jäi sisse üks BMW. F10 põlvkond, kes teab, see on umbes selline, mille hinnad hakkavad ikkagi 10 000 ja rohkem eurot. Oli ennast sinna parkinud 530 diisel, me seal tegime oma Alfa Romeo asju, seal toksisime jalaga reffi ja rääkisime, kui ägedad me autod on. Siis tulid need BMW omanikud, istusid autosse ja siis selle 35 Alfa Romeo vahelt niimoodi krõbistasid oma naelreffidel minema. Ütleme, taustaks väike aplaus, et mis mõtted sellel inimesel siis on? Ma saan aru, et tal on suva nendest teedest ja asjadest, aga nagu mingist oma imagost või asjast ikka äkki ei ole suva, et piinlik ei ole või? Ilmselt siis ei ole, aga
Minu see nädal asi on natuke amorfsem, et ma siin üks päev mõtlesin, et miks mitte osta uus auto ja miks mitte osta Volvo. Ainult üks päev mõtlesid, mina mõtlen iga päev. Ei, seda, no lihtsalt mõtlesin selle Volvo mõtte peale, aga see natuke see alguse sellest, et kunagi mul unistuste auto, nagu, mis peaks nagu olema endal, et mille poole püüelda ühel päeval oleks Volvo XC70, on ju. Sinu seikluslikud eluviisid käid kalal? No normaalne autosse ikka midagi mahuks ja ei ole selline väike luukpära või mingi punn. Aga noh, tol hetkel ammu siis ei hakanud nagu hind sellele või hammas ei hakanud peale ja nüüd vaatasin nagu erinevaid Volvosid, et ega need uued kõik need XC, need linnamaasturid ja asjad, need nagu ei tõmba nagu üldse, noh neil on see V60 on, V90 tundub jälle natuke nagu liiga suur, et noh, mõtlesin, et miks mitte siis see V60 või aga ühesõnaga kõik need autod, mis ma vaatasin, kõik see 70, mis värk selle Volvoga on, et kasutatud autot näiteks ei leia sellist, mis oleks vähem kui 200 000 kilomeetrit sõitnud. Isegi kui see on nagu 4 aastat vana auto või 3 aastat vana, ei ole niiviisi, et see on seal 80 000 sõitnud, 120 sõitnud, ei ole 200 000. See on, ma ütlen sulle kohe, minu teooria on see, et see on Rootsi. Et kuna Volvo on Rootsis hästi populaarne ja Eesti autoäri Rootsiga on aina kasvavas selles ja sealt ei, ühesõnaga, esiteks sealt ei saa väga sahkerdada nende läbisõitudega, siis tulebki kas siis mingid firmaautod, ma loitku, miks mitte ka taksod, et see läbisõit, mis sealt Rootsist tuleb nii suurte autodega, noh, kui see oleks 3 aastat vana, 4 aastat ja 80 000 läbisõitnud, seda ei müüda maha lihtsalt. See ei tule sealt müüki. Et enamik, ma arvan, et kui sa hakkad nende autode numbreid sisse trükki Maanteeameti registrisse, siis sa näed, et need kõik on välismaalt toodud, mitte Eestist. Ja see kerimine järelikult Volvo skeenel ei ole populaarne ja mõistlik, sest et seda ostavad mõistlikud inimesed ja nemad teavad, et noh, et kui see auto on 4 aastat läbi sõitnud ja korralikult hooldatud, siis ta peab, noh, ei ole mõtet seda tõmmata kuskil sinna 150 peale ja riskida sellega, et sa jääd vahele selle kerimisega. Mul endale tundus just see, et huvitav, kas Volvol need kasutajad ostjad on niivõrd püsivad rahul sellega, mis nad on ostnud, et nad sõidavad ja sõidavad selle 200 000 ära, on ju, iga kuni kõik on ilmselt täiesti fine ja siis okei, ma nüüd võtan selle uue Volvo, mis vahepeal nüüd tuli ja siis sõidan sellega need järgmised 200, et selline... See ongi see teine, kui sa, noh, ma ei ole Volvo turundusosakonna neid kasutajaprofiile näinud, aga mulle esimesena tundukski, et see on just selline inimene, kes tahab suurt, mugavat, turvalist autot ja ta ei taha tegeleda sellega, et ma tahan 2 aasta pärast jälle uut ja siis jälle uut, ei, ta otsustas, ostis ja hakkab sõitma siis, kui sealt hakkab, ütleme, kui see hakkab liiga palju raha nõudma. Ja mitte sellepärast, et ta on Volvo, vaid iga auto peale 200 000, peale 300 000. Ja ühesõnaga, see lõppkokkuvõte on see, et kui ma tahan Volvot osta, siis ma peaksin ikka selle uue võtma, et vaatama, et see V60 hinnadaksid seal 40 000, et ma peaksin ikka selle uue võtma ja oleks mõistlik. Need ühtepidi võtad kasutatu, siis hoiad, ütleme, püsikuludelt kokku, aga võib tulla ootamatuid suuri kulutusi, no täiesti tavaline. Neid ma kardan. Need on nõudsed, jah. Okay. Nii, jõuame ühe uudise ka siis ära teha. Ja, ongi, ega siin palju rääkida ei ole. Maikuu automüük. Kui meil käis siin paar saadet tagasi või mõni saade tagasi Jussi Pärnpuu, kes on Auto 100, mis müüb Škodasid ja Porschesid ja Bentley'd, juhatuse liige, siis tema hinnang oli tegelikult selline, et see, mis me aprillis nägime, see väga suur kukkumine, et maikuus või lähikuudel võib see isegi veel suurem olla, sellepärast et aprilli jäi väga palju nii-öelda kummipaela, noh. No sellist asju, mis oli varem ette müüdud, aga nüüd selgus siis, et asi nagu nii hull ei olnudki, et maikuus ikkagi müüdi natukene rohkem kui aprillis 200 autot, et ühesõnaga hea uudis on vist see, et kukkumine ei tulnud suurem, kuigi ta ennustas seal ka, et juba kummipael võib olla siia maikuusse välja, aga ega nagu midagi rõõmustada ka ei ole, sest võrreldes eelmise aasta maiga on ikkagi 60% vähem müüki. Jah, 62, et müüdi Eestis siis maikuus 1060 uut sõiduautot. No siin on see lootus, et seda ei ole nagu lihtsalt äkki see põhi nüüd käis ära. Jah, et ega ju me oleme realistid, ega me kõik näeme, et see number lähiajal ei kerki sinna mitme tuhande juurde, nagu ta oli varasematel kuudel. Nii, aga teeme väikse pausi ja siis oleme autotunniga tagasi. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik,
millise autoga sa sõidad. Räägime siis, võtame järjest, mis me lubasime rääkida BMW neerudest ja kes teavad, need on see BMW margi radiaatori võre, mis koosneb sellist 2 osast, mida aastakümneid on olnud BMW tuntav disaini element, isegi ulatub 30-ndatesse, nagu on Rolls-Royce'il see naise kuju Spirit of Ecstasy kapoti peal, siis BMW-l on neerud ja eks nende üle on viimastel aastatel ju nalja saanud siin X7 linnamaastur 7. seeria, no väga-väga hiiglaslik viitega Hiina ja Ameerika kliendile, kellele selline pompöösus meeldib. Olgu, aga nüüd näidati lõpuks jällegi väga palju vihjatud igasuguste spioonifotodega BMW 4. seeria. See on siis põhimõtteliselt 3. seeria kupee variant. BMW viis nad mingi hetk lahku, et enam ei ole BMW 3. seeria kupee, vaid on 4. seeria. Ja selle hiiglaslik esivõre, ta ei ole enam nagu laiuselt, et ta ei kasvanud laiusesse, nii nagu oli X7 ja 7. seerial, vaid ta kasvas nagu põhimõtteliselt, kui sa kujutad ette mingist õudusfilmist inimest, kellel on need ei ole nagu neerud, need on rohkem nagu kopsud. Inimest, kellel on nagu nina ära lõigatud ja siis on seal 2 hiiglaslikku auku järgi jäänud nagu kolp. Sellega on nüüd eks siin mitmed fännid lootsid, et äkki BMW tõmbab nagu kübarast jänese välja, et kui spioonifotodel kõik kardavad ja siis tegelikkus ei olegi nii hull, aga ei tõmmanud. Me oleme varem ka seda täpselt öeldi ja alati on ikkagi tulnud see, mis seal spioonifotol on. Nüüd on see, et ega vist siin väga vahet ei ole, mis meie arvame, et ühte saab küll öelda, et ilus ta ei ole, aga mina olen, võib-olla ma lihtsalt et ka vestlustes, igasuguses interneti kommentaarides, keegi peab alati olema teisel positsioonil, sest muidu on niisugune, ja siis mina olen mõelnud, et kui on tehtud siin juba neid renderdusi, et mis oleks, kui see oleks tulnud normaalse esiotsaga. Normaalse esiotsaga ta oli täiesti igav, ta oleks nagu 8. seeria BMW, mis on kahandatud nagu pesus kokku. Ja seda disaini on kaitsnud ka BMW peadisainer, mille osas tuleb talle muidugi au anda, et mees hoiab ikkagi väga kõrgelt seda oma, kuidas ma ütlen, otsust, kaitseb. Esiteks ta ütles siin eelmine nädal intervjuus Autocarile, et ta ei, autodisain on protsess, see on looming, me teeme seda disaini meeskonnaga ja me ei saa minna, või me ei taha minna teises suunas, sest sotsiaalmeedia kommentaaridele ei meeldi meie disain. Ei, see on muidugi jah, et selle põhjal jah, ei saa nagu ükski disainer või kunstnik või keegi öelda, et te seal Facebookis ütlesite täpselt nii, mis mul on kõik valesti. Ma sain aru, mul on tõesti kõik valesti tehtud. Aga mul endal on tunne, et selle neeru teema juures, et see on ilmselt nagu, siin võib vist paralleeli tuua vaata koroonaviirusega, et see on midagi, millega me peame koos õppima elama. Jah, et nende disaini, miks nad selle selliseks tegi? Esiteks on see muidugi viide vanale vist oli, kui ma eksin, mis aastal see välja tuli, 30, 40 BMW 328, millel oli, aga vanasti olidki, vaata, need auto esiotsad olid teise kujuga, et sinna see selline suur võre nagu klappis paremini, aga nende eesmärk oligi sellest autost kohe teha selgelt eristuv mudel, et nad ei kavatse sellist suurt kopsu, siis nagu sa ütlesid, kõikidele oma mudelitele nüüd juurutama hakata, vaid see läheb sportlikutele ja nad on kindel, ühesõnaga see disainijuht on kindel, et X aasta möödudes, ükskõik kas on 2, 4 või 8, on tegelikult see BMW praegune nüüd siis uus 4. seeria kinnistunud kui nagu eriline auto. Ja nende eesmärk oligi lihtsalt eristuda, nüüd on küsimus selles, et see 4. seeria on väga populaarne ikkagi ka Euroopas, mitte ainult Ameerikas ja Hiinas. Et nüüd on see, et kas nad suudavad need BMW fännid, kes tahavad seda kupeed ja siis seda 4 sellist kupeed ehk siis Grand kupeed sellise ninaga või mitte. Või on neil ükskõik nendest ja nad loodavad, et nad saavad uued fännid. Aga nagu mäletan, 2000 keskpaigas Chris Bangley disainitud 5. ja 7. seeria olid ikkagi ka sellised, et inimesed viskusid akendest alla, sest et see oli nii kole ja see oli nii õudne, aga lõpuks ei läinud BMW pankrotti ja vähemalt 5. seeria müüs küll, mis mühises. 7. vist. Ütleme, 7. oli ikka kole küll. Nii, Tartus, sina ütlesid, et üks oluline liikluseks linna tuiksoon pannakse kinni. Linna tuiksoon pannakse kinni, mina ütlesin, et Tartu saab autovabaduse puieste
Meil mõlemal on õigus. Selleks, et tartlased saaksid sellise hiiglasliku, ma ütleks Raekoja platsi laienduse sinna Emajõe äärde. Ütleme, mis nüüd kinni pannakse? Kinni pannakse see tänav, mis on seal, kui sa oled seal Raekoja platsis sõidad mööda, siis see tänav, mis sealt on, viib sinna Kaubamaja risti välja. Kaubamaja ristist siis sinna Kaarsilla eest ja ma ei tea, kui palju ta sealt teisest Kaubamaja ristist, ma arvan, et see Kaubamaja sisse ja see teisel poole turule, et sinna sa nagu pääsed. Ei, ma mõtlen see Kaubamaja Parkla ristist. Jah, Parkla ristist. Just, ja kuni ma eeldan, et siis sinna vanalinna alguseni, et ka sealt liiklus säiliks. Ja tuleb Tallinna inimene kujutab ette, Telliskivi loomelinna, kõik see selline, tänapäevane vaba ala, pinksilauad, baarid, vaba aja veetmise kohad, see tuleb kuuks ajaks, 2. juuli kuni 3. august, või oli see vastupidi 3. juuli kuni 2. august, ja minu arust on see jumala geniaalne idee. Ma nüüd natukene lihtsalt, utreerin, et tartlastele liiga, aga et juulikuus, ja väga vabandan nende eest, kelle igapäevane marsruut sealt tõesti mööda läheb. Aga supiline inimestel, ega neil polegi vaja seda teisele poole saada, neil enamikel pole autotki niikuinii jää, et lihtsalt, et katse mõttes ta juulikuus ühe korra teha, et on ju kogu aeg linnas ka teeremondid, et selles mõttes, kui see auto või see Vabaduse puiestee pandaks kinni mingiks teeremondiks, siis ju ka elu ei jää seisma. No tegelikult seda kohta seal pannakse kinni ju tegelikult päris sageli. Igasugused rahvaüritused, rattasõidud, maratonid, et kontserdid, et seda on varem ka seal kinni pandud ikka ju aeg-ajalt. Jah, et minu arust on see geniaalne idee, näitab ära, kas see oleks võimalik ka näiteks pikemaajaliselt järgmine aasta teha, võib-olla juuni algusest kuni augusti keskpaigani, võib-olla on Tallinnastelgi siin oma peatänavaga midagi. Tuleme tagasi nüüd selle probleemi juurde, et Tartu linnavalitsus saatis selle kohta väga toredat teate, kas nad kirjutasid, et kuidas ümber sõita soovitatakse? Ma soovitaksin kollaste noolte järgi, nii nagu tavaliselt. Ei, ma ei tea, see on see, kui sa tuled sealt, kui sa oled juba seal Ülejõe pool, seal Narva maantel, siis neid sildu on ju Tartusse tehtud nii palju juurde, neid ümber sõite ja näis, lähme huviga sinna vaatama, mina tahaksin küll minna juulikuuks, kui ma ei oleks omal juba puhkust planeerinud, siis ma töötaks Tartust autovabaduse puiesteelt. Vot, mis me siia võtame? Võtame Saksamaa ja Prantsusmaa elektriauto toetused. No nii, Eestis oli see siis 5000 eurot miinus käibekas 4000 jupp peale, 4200. Ainult, et siin Eestis oli sees oluline vahe, et Eestis oli see väga piiratud kogusele autodele. Paarsada autot siis oli. Jah, mis oli väga piiratud kogus, kuni selle aja, kui kriis tuleb, nüüd nad lükkasid selle teise vooru edasi sügisesse, kuigi see pidi olema juba maikuus, eks siis näha, kas ühesõnaga esimesest voorust kõik ei saanudki, kes tahtsid. Kas sügisel on see huvi taastunud? Nii, aga palju siis seal antakse? Saksamaal antakse kuni 40 000 eurot maksva elektriauto toetus on nüüd kuni 9000 eurot. Veerand. Eestis oli see piir, Eestis oli üldse niimoodi, et kui see auto pidigi vist olema, kas oli 40? Kuni 50. Ja üle selles ei saa üldse toetust. Kuni 50 vist oli ilma käibega, et seal mingi 55 000 ja need mudelid saadus ikka veel sisse. Just, et 9000 eurot. Seal on öeldud niimoodi, et see riigipoolne toetus suurenes, aga lisaks on seal, ma ei saanud sellest lausest täpselt aru ja ma ei jõudnud selle süveneda, et on ka koos siis tehasepoolsete mingite vastutulekutega, ma ei tea, miks nüüd tehas veel omakorda siis, või on siis tehas saab riigilt mingit toetust, ühesõnaga 9000 ja kui teil tundub, et see on väga palju, esiteks seda ongi, mõelge, praegult ju need elektriautod Eestis ka maksavad tegelikult alla 40 000, saab väga korraliku 30 000 masin, sealt 109 alla, kolmandik alla. Jah, et kui sa võtad Peugeot 208, sest Volkswagenit meil ei ole veel kohal. Viimane Leaf, mis oli ka 30 jupp peale. Eks ju, võtad sealt 9000 maha, siis on ju või siis Volkswageni e-up, mille kohta vist Alan Vaht ütles, et täitsa okei auto, pool maha, peaaegu pool, see on 22 000 vist oli. Aga Saksamaal saab toetust ka kallimatele, aga lihtsalt siis see toetushulk väheneb, et saad ikkagi osta ka Audi e-troni ja teisi, aga selle peale oli seal artiklis toodud ka välja, et kui palju Prantsusmaal on. Prantsusmaal on kuni 12 000 eurot. Näiteks Renault Zoe, mis on ka nüüd Eestis kohal, on ka kuskil sealt 30 000 juures korralikus varustuses.
kujuta, et selle saaksid 20 000 kätte. Auto, mille sõiduulatus on ikkagi igas tingimustes üle 300, linnas veel rohkemgi, ligi 500. Et teeme ühe pausi ja siis ma kohe räägin oma skeemist, mis mul pähe tuli. Selge. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotund tagasi eetris, ma loodan, et teil on pastakad ja kaustikud valmis, sest Martin hakkab teile rääkima nüüd ühest skeemist. Ei, mul on lihtsalt see küsimus, et mäletad, meil see elektriauto toetus on siin ja siis olid need kohustused, et 80% sõitudest peab toimuma meil siin. On sul ka mingi taimu, et võin ma lihtsalt minna sinna Prantsusmaale Pariisi kohale ja selle 2008 või 208 elektrilise endale siia ära tuua või? Ei, tähendab, mul ei ole sulle kindlalt, aga see on raudselt sellega seotud, et sa pead kindlasti olema, sinu maksud peavad laekuma Prantsusmaale või sa pead olema kodanik või midagi sellist, et nad nüüd nii sõbralikud valitsused, kui nad ka ei ole, ma ei usu, et nad nüüd siin eestlaste elektriauto ostu hakkavad toetama. See lihtsalt vaata kõlab rohkem nivisi, et neid see ei meil oli kliimaeesmärgid ja need asjad siin on ju, neid see huvitab lihtsalt, et need autod minema viidaks, ära ostetaks, ükskõik kes natukenegi inimesed paneksid, riik paneks, et nad ära ostetaks, et lihtsalt me teeks neile teene, kui me need autod ära neilt viiks. See kõlab natuke nivisi lihtsalt, et seal ei ole seda kliimakomponenti, see kliimakomponent on ammu juba nüüd ära unustatud tänu sellele kriisile. Nii, reklaamisin välja, jäime siin ennem pikalt rääkima, aga teeme siis, et eestlased ehitavad autot, et kui te nüüd kõik arvasite, et kuskile ehitatakse nurgakivi ja eestlased hakkavad nobe kõrval tegema veel ühte autot, siis päris tõsi see ei ole. Ma arvan, et me oleme seda kajastanud ka varasemates saadetes kunagi, et on üks Eesti entusiastide grupp, kelle eestvedaja on näiteks Tõnis Vanaselja, kes on ka endine võidusõitja, käisin ta eelmine kevad vist või sügis korraga külas, et nad ehitavad, see on Ampere Engineering, ja nende eesmärk on ehitada lihtsalt üks väga, väga võimekas ringraja auto. Esialgu ainult üks eksemplar. Et ringraja mitte... Täiesti puhas ringraja auto ilma igasuguste piiranguteta. Et nad ei plaani osaleda selles üheski võidusõidusarjas, ta ei pea vastama mingitele reeglitele. Nende eesmärk on teha lihtsalt selline ülim ringraja auto, millega ise siis oleks kihvt sõita. Ja mine tea, nad on sellel väga palju joonistusi on, väga palju renderdusi. Me oleme nagu päikesautoga samas... Põhimõtteliselt, aga nad on ikkagi nii, et kui ma seal külas käisin, nad on nii palju mudeldanud, nad on seda raami valmis ehitanud, otsustanud ja nüüd nad andsid teada, et nad on välja valinud ka juba mootori, mis sinna läheb, see on JUDD, on ikka võidusõidumootorite firma, selle mootor, ühesõnaga õudselt kihvt, et nad seda ikkagi teevad ja nad teevad seda hobi korras. Seal on inimesi, kes töötavad ka Koenigsegis, need Eesti teadupärast on ju Koenigseg Rootsis selline väga suurelt Eesti tööjõuga esindatud, et seal on väga tugevad fanaatikud taga, kes lihtsalt teevad seda sellepärast, et see on äge ja mul oli hea meel kuulda, kui nad nüüd jagasid oma seda auto uut välimust, et see ei ole nagu ära sumbunud. Ja lihtsalt, et mis selle auto võimekusest teile tuua näide, et Pärnu ringrada, see ringraja ametlik rekord, ma vaatasin, praegult oli vist 1 minut 13 sekundit on sõidetud Vormel Renault'ga ühe võistluse käigus. 1 minut ja 13 sekundit. Ja Tõnis Vanaselja ütles mulle, et paberil ja nende arvutused, simulatsioonid, et ta tegelikult see auto võiks hakata sõitma alla 1 minuti. Kujuta ette, tuleb... julged sõnad. Jah, kindlasti, võib-olla, isegi, aga kujuta ette, et tuleb Vormel Renault üle finiš, tähendab, see auto tuleb üle finišijoone ja 13 sekundit hiljem tuleb Vormel Renault. Sest võidusõidus me räägime tavaliselt mingitest 10 sajandikest. Nii et päris äge, tore, et inimestel on selline hobi. Aga proovisõit, eestlaste ja politsei, lemmikauto, Škoda Octavia, kuigi viimaste hangetega on ilmselt suutnud Škoda politseile lausa superbid sinna sisse mahutada. Aga maailma kõige mõistlikum pereauto üldse. Nii, siis sedaan. Mina sõitsin sedaaniga, tal klassikalist sedaani enam ju ei ole minu arust juba eelmisel põlvkonnal, vaid on ta on sedaani kujuga, aga tegelikult kui sa pagasiruumi avad, siis ta avab koos selle luugiga ja on sisuliselt ikkagi luukpära. Täiesti uus, mitte facelift. Nad tulid nüüd kõik 3
Škoda Octavia, Volkswagen Golf ja Seat Leon, mis on tegelikult kõik ehitatud ühele põhjale, neil kõigil on sarnased mootorid ja põhimõtteliselt sama omanik Volkswagen Grupp. Golfist me oleme rääkinud, Seat Leon jõudis Eestisse reedel, neljapäeval oli Eestis salongis tõmmati kate, nüüd saab minna vaatama ja siis seal vahepeal oli Octavia, millega ma käisin ja tegin väga pika tiiru Lõuna-Eestis. Üle tüki aja, kus juures tavaliselt, mida näitavad nii ostunumbrid kui ka demoautod, on bensiinimootoriga tavaliselt. See 1,5 DSi, eks ju, selline kõige tavalisem ja või 1,8. Seekord oli mulle demoautoks antud diiselmootoriga Octavia. 110 kilovatti, 150 hobujõudu, väga selline mõistlik, täpselt selline auto, mis ei jää hätta ühelgi möödsõidul. Sa ei tunne, et ta kuidagi kräunub sul ja samas ei ole ka ülemäära kiire. Aga mis nii harva, kui sa diiselmootoritega sõita saad, siis see, kui sa oled tulnud nagu proovisõidult nädalavahetusel, igasugused kruusateed, ikka võib-olla kiirendad tarbetult palju, katsetad ja sul on keskmine kütuse kulu 4,6. Kõikide linna, see on teatud selline, mis alati tekib. 4,6 ja see 4,6 ei maksa ka midagi. Just, mis see oli eelmine nädal, see 0,8 senti. 0,8 eurot. 8,7. Et tekib nendel hetkel tekib tunne, et diiselautodel on mingi teatud oma võlu. See on just see numbri nägemine. Muus osas loomulikult läinud ka digitaalsemaks, suurem ekraan, vähem nuppe füüsilisi, aga ta ei ole läinud nii digitaalseks kui siis Golf, sest muidu ei saaks Golf ennast niimoodi reklaamida. Et ütleks suhteliselt tavaline auto seest, et seal ei olnud tehtud mitte mingit vigurit, et nüüd tohutult eristuda või tavaline see suur selline lai ekraan keskkonsoolist ulatub välja, võiks olla siin uputatud, aga okei. Nüüd sa pead küsima hakkama selle pärast. Mis need hinnad on? Ma vaatan, et nagu ikka, vana hea, alates 17 900. 17 500 isegi ma vaatan. Auto, millega mina sõitsin, ma pean ütlema, oli muidugi 36 000 kopikatega. Et saab 2 korda väärtuse teha. See oli mulle natuke üllatus, eks ma ju ikka sõidutasin seal inimesi ja ühte ja teist ja sealt hakkavad selle V60 juba varsti tuleb juba peale bensiinimootoriga V60. Küsiti ka, kuna sõidu ajal ma ei teadnud selle auto hinnakirja polnud kindla laekas, siis olid positiivselt üllatunud, et 17 000 eest saab sellise asja. Ma ei jah, kujuta ette sellise raha eest. Ei natuke kallimalt, sest diiselmootor. Ei, tegelikult oli see, et kui ma seda Volkswagen Golf 8 sõitsin ja siis pärast omale komplekteerisin sellise ideaalse Golfi, millega ma oleks nõus sõitma, siis see oli bensiinikas, selle hinnaks tuli mul tegelikult 30. Ja ma imestasin, et ja siis kui ma nüüd selle Octaviaga sõitsin, mõtlesin, okei, see on diiselmootoriga, aga Golfist ikka kallim ei tule. Aga tundub, et seal oli ikkagi seal hinnakirjas neid asju, mida ma ise ikkagi tõenäoliselt ei paneks, oli nii palju kaasas, et see tõstis selle linja 36 000-ni. Muidugi, auto ikka, aga ma kardan, et see nagu ikka kui te lähed seda ostma, siis te peate ikka väga ettevaatlik olema, et mis mõttes? Et mitte nagu kõigega kaasa minna. Selles mõttes, et mul on tutvusringkonnas mitu pere ja inimest, kes on endale ostnud Octavia uuena ja need on üldiselt sellised inimesed, kes nagu väga palju ei sõida, keda see autovärk nagu väga palju ei huvita, aga auto ju peab nagu olema ja siis ilmselt keegi sinusugune on soovitanud, et aga võtta see Octavia, saad uue auto ja täitsa okei ju, et eks ta igav on, aga te olete isegi, mõtle, et kellele see auto on, seda mulle ei soovita ju. Ikka soovitan. Soovitad või? Universaalkerega muidugi, mis sest Volvost ikka ostad, on ikka 10 000, selles mõttes, et sa vaatad küll, et su V60 hakkab sealt 40-st, lähed paned paar vajalikku asja, ma ei räägi mingist luksusasjadest, sul peab olema massaažiistmed ja paned juurde, see V60 läheb üle 50 000. Ma vaatan näiteks, mis sellest Škodast oleksid maha saanud. Ei ole ergonoomilisi ventileeritavaid esiistmeid vaja. See istme ventilatsioon Eestis on üldse selline, kui tihti sul on vaja niimoodi, et selg on märg. Aga see Octavia, kellele seda soovitada? Teeme ühe pausi, ma mõtlen korra järgi ja siis ma ütlen sulle, kelle soovitada. Autotund.
see on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotund tagasi. Kellele me soovitan Škoda Octaviat? Väga hea meelega ma soovitan seda ikkagi pereautoks, sellepärast et ta ei ole linnamaastur, aga ta mahutab sama palju. Ja ta on sul soodsam. Ta on soodsam sellepärast, et ta võtab vähem kütust, sellepärast, et ta ei ole nii raske ja ta ei pea läbi murdma nii palju tuuletakistust ja kui nüüd võrrelda eelmise põlvkonna, mulle tundus ja üks Škoda Octavia omanik ütles mulle, kuule, et kas see auto on seest väiksem. Numbreid ma ei ole selle kinnituseks leidnud, aga selle peale ma läksin, kui ma auto tagasi viisin, ma läksin Škoda salongi, seal on ka, hetkel on veel ka eelmine põlvkond müügis ja ma istusin, panin juhiistme paika nii nagu mugav, istusin ühes tahaistmele, teises tahaistmele, edasi-tagasi ja seda tuntavat põlveruumi minu arust uues on vähem. Ta on ikkagi suur auto, aga see, et sul selline mingi kolge tagaistmel eelmises Octavias sai laiutada, ma kardan, et uues seda ei olnud. Kas ta on läinud igate pidi nagu selliseks mugavamaks ja paksemaks see auto, aga mahuks on ta ikka. Ei, sellega ma olen nõus, et tal on nagu koht nagu ilmselgelt nagu olemas, just selles mõttes, et ta on niivõrd nagu mõistlik ja praktiline, on ju. See on see, et let's make sõiduautot great again, et reaalselt sul ei ole vaja istuda näiteks siis võtame võrdluseks Škoda Karoq või Kodiaq, nagu nii hirmus kõrgel ja ei ole. Sellest ma saan väga hästi aru, jah. No võt, ongi. Miks ma sulle soovitan? Sul on Honda Accord praegult. Sa ei saa uut Accordi. Ei ole. Sellepärast ma vaatasingi Volvot. Just. Kui ma vaatasin jah, et mida siit lisavarustust maha saaks võtta? Sellel autol oli 9000 euro eest lisavarustust peal. Ehk siis see elegants varustusega auto baashind on 27 000. 2500 eest need ventileeritavad istmed saaks maha võtta, siis kallim on veel, Haagise konks on sellele peale pandud. Seda ei ole enamikel vaja. Enamikel ei ole. Haagise konksuga on see asi, et mul ka seda ei ole, aga ma tean, et seda on vaja siis, kui sul on seda vaja. Ühel hetkel tavaliselt juhtub ja siis on hilja. Tõsi. Ühesõnaga, ma arvan, et selle hind on umbes 30 000 eurot, kui mõistlikult käituda. Ja küsimus nüüd, et kas 30 000 euro eest Golf või Octavia, siis pereautoks igal juhul Octavia, ta on suurem ja ma pakun, et sest juttu tuli, Riie, kangas, lõpuks ometi on ka Škoda aru saanud sarnaselt Peugeot'le ja Citroenile, et kangas armatuurlaua ja mingite kohtade kattena on ilmselt odav ja mugav ja võib-olla see 5 aasta pärast lotendab ja on must. Aga esialgu, kui sul on vaja see inimesele maha müüa ju salongis ja väga raske müüa Volkswagen Golfi, kus on üks must plastik vaheldub teisega. Lähed istud Octaviasse, ilus, siuke hall, mõnus kangas selle armatuuri peal, väga hea minu arust. Tehke kõik seda. Raske on väga palju rääkida sellisest Eesti kõige populaarsemast autost. See on nagu, siin on ikkagi vastuolu, ma näen, et see on nagu, et aga okei, ma saan aru, et mida tavalisem midagi on, seda keerulisem on tegelikult selle. Ja disainis on oluline edasiminek võrreldes sellest vahepealt, mis siin eelmise põlvkonna lõpp, see kaheosalised esituled. On vandenõuteooriad, et aeg-ajalt teevad autofirmad meelega selle facelifti või siis mudeli lõpu otsa natuke koledamaks. Sest et arendustöö on juba tehtud, sinna ei ole lisaraha kulutatud, et siis, kui tuleb uus mudel ja ilusam, siis nad saavad selle nagu hooga müüma hakata, sest et nagu parem on reklaamidest, ta on nii ilus. Ja ma ei tea, kas ma võin rääkida natuke ka järgmisest autost. No räägi. On meil aega. Jaa, aga mis hinnakategooriast me üldse nüüd räägime? No me räägime hinnakategooriast, et Stelviol, Alfa Romeo Stelviol ja Giulial tulid nüüd see nädal saabusid Eestisse uuenenud mudelid, ja seal uuenes põhimõtteliselt kõige suurem viga, mis neil varem oli, kogu see meediasüsteem, esiteks ekraan oli natuke väike ja natuke aegunud ja see, ühesõnaga, ta ei vastanud enam tänapäevastele nõuetele. Samuti seal selline, ma ei tea, käigugangi materjal on nüüd parem. Aga mina sõitsin selle Stelvio suure võimsa 500 hobujõulisega, mis oli küll eelmise põlvkonna oma, aga uus tehniliselt nagu ei erine, nagu millegi poolest, ainult uus ekraan ja käigugang põhimõtteliselt. No me räägime autost, mis on hinnakirja järgi üle 80 000 ja siis paned kellad-villad juurde. See konkreetne oli siuke 100 000 eurone auto. 100 000 euro eest saad sa 510 hobujõudu, täismõõdus hiiglasliku maasturi, istmed, tähendab need tagakülg, ehk siis, et oleks eriti sportlik ja kerge süsinikjõust ja
ja auto, mis kiirendab 0-100 3,8 sekundiga ja mis veel mõned aastad tagasi oli kõige kiirem linnamaastur, mis on läbinud Nürburgringi. Mis see praegu siis on? Minu arust üks Mercedes AMG mudel võttis üle selle. Et põhimõtteliselt 100 000 euro eest saad sa nii raju sportauto / maasturi, et täitsa midagi hirmsat. Et tal on 2,9 liitrine V6. Kui ma sõitsin taga Tallinnast Karksi-Nuia ja tagasi, siis, sest mul oli vaja sealt osta üks Alfa Romeo, siis tegelikult on maneeridelt niisama sõites, kui sa paned seal tavalise režiimi, ta ei ole selline auto, mis sul siis rapsib ja märatseb ja lärmab, et tegelikult sõidu lõpuks me isegi leidsime, et ta võiks isegi rohkem lärmata, aga mitte nagu selles tavarežiimis, vaid selles reis ehk võidust, ta teeb küll neid plärtsatusi, kui sa oled gaasi üles, siis mida linna vahel inimesed kindlasti kuulevad, aga ikkagi 2,9 V6, et ta ei ole selline V8, et sul kogu aeg teeks nagu müdistaks. Mõnes mõttes hea, saad tagasihoidlikult liigelda, aga muidugi need hiiglaslikud väljed, tumepunane selline Alfa Romeo maastur, et tähelepanu tõmbab kõvasti. Ikka ei jää, sa pead sellega nagu arvestama. Seda küll. Miks üldse sellist autot peaks eelistama? Eeldusel, et inimene on nüüd ära otsustanud, et tal on vaja hiidvõimsat hiidmaasturit, et mis on konkurendid? Ma tahtsin seda küsida, jah. Igal Saksa autofirmal on ka oma nagu see SQ7, mis on küll natuke suurem auto, mis on diiselmootoriga. BMW-l on X5M, X4M, X3M, ühesõnaga ka kõik sellised 500 ja enam hobujõudu maasturid. Ja siis kuskil seal kaugel teises servas on Lamborghini Urus, kogu see kamp ja siis kaks korda kallima hinnaga. Tead, kui nüüd rääkida hinnakirja hindadest, siis isegi 2,5. Et Lamborghini Urus on võimalik ikkagi ajada peaaegu 300 000 euroseks ja Stelviat 100-110, ega sa rohkem siin eriti juurde ei saa. Ja et kiirelt see jutt kokku võtta, siis Stelvia on põhimõtteliselt kõige soodsam viis saada seda kõike, mida sa tahad. Sa tahad suurt pereautot, Sakslased on ju kallimad. Sakslased on kallimad, jah, et nad hakkavad võib-olla hinnakirja järgi samast kohast, aga reaalne müük ilmselt on, jah. Just, ja ma arvan, et ühesõnaga Stelviole ei saagi nii palju asju peale osta, mis kindlasti sakslastel igast luksusvidinaid, et ta on võrdlemisi selline, ma ei saa öelda lihtne, aga ma ei tea, kas Stelviole massaažiistmeid ja mingeid selliseid asju saab, et ta on ikkagi sellise sportsuunitlusega ja nagu eriline auto. Inimesed, kes tahab erineda ja samas kõike seda nautida või kannatada, mis kaasneb 500 hobujõulise linnamaasturiga. Emotsionaalne auto, nagu öeldakse. Nii, et sinu poolt siis ma saan aru jah. Ta on jah selles mõttes, et minu jah läheks ikka sellele, et kui te tahate 500 hobujõulist Alfat, siis ostke Giulia ehk siis sedaan, sest et sa ei saa auto suurust varjata. Sa võid panna siin ükskõik mitusada hobujõudu. Ta on suur igas mõttes, ta kõigub palju rohkem, sa kujutad seda amplituudi, kui palju ta on kõrgem. Kõik need asjad mõjutavad. Kaal, ta on ikkagi mitusada kilo raskem kui tavaline Giulia. Aga paljusid see ei sega ja ütleme ka, et ega ma ju seal roolis ei kannatanud, kui ma sõitsin sellega. Väga mõnus oli, elasin üle. Aga selline põgus ülevaade proovisõiduautodest ja kuuleme järgmine nädal. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotundi toetab Alexela. Alexela kodukaardiga kütus kuni -5 senti liitrilt.